Tervist siis minu poolt, et Genealoogia Selts ja Fenno-Ugri asutus võib-olla väga lähedased organisatsioonid ei ole. Et tegelikult algselt pidime natukene ka teisel teemal rääkima, aga siiski mul on suur au siin teie juubelikonverentsil sõna võtta soome-ugri rahvaste teemadel ja ma arvan, et tegelikult see on ka igati asjakohane mitmes mõttes, et järgmine nädal hakkavad ju hõimupäevad peale ja soome-ugri rahvastest ehk vähe rohkem ka räägitakse. Aga teine asi on muidugi see, et suguvõsa uurijad kindlasti puutuvad kokku nende inimestega, kes siin meie seas omavad tegelikult soome-ugri juuri. Me eestlased muidugi oleme ise ka, eks ole, soome-ugri rahvas, aga siiski näiteks Kirde-Eesti Salutaguse piirkond, et seal on sellised vadjatüüpi inimesi ja tänapäeval on aina rohkem, mulle tundub vähemalt, on hakatud ka rääkima sellest, et üks või teine esivanem oli tegelikult vadjalane ja inimene tahabki ennast rahvaloendusel ennast rohkem ehk vadjalasena kirja panna ja tegelikult võib-olla oled jälginud, avati siis meil linnateater ja enne imet, et teemaks on viimane liivlane ja korraga tuleb lavastaja ja räägib oma liivi juurdest, aga tegelikult neid kunstnikke ja seda tüüpi intelligentsi seas on aina rohkem neid inimesi, kes rõhutavad, et nad tõukuvad oma loomingus niisugustest liivi juurtest, nii et neid liivlasi kindlasti vähemalt Häädemeeste piirkonnas või Saaremaal või nende juurtega inimesi võib märkimisväärselt olla. Aga räägin siis soome-ugri rahvaste olukorrast, võib-olla algust teen nagu hästi kiirelt väikse lihtsalt nagu sissejuhatuse ja siis hüppan tänapäeva, et ma ei tea, kuivõrd siinsed inimesed üldse soome-ugri teemadega kursis on. Jah, et siin lihtsalt on üks selline kaart, mis näitab siis soome-ugri rahvaste paiknemist ja nagu näete, siis see ala on ju väga suur ja tegelikult ju tekibki ka küsimus sellest, et aga kus me üldse teame, et me näiteks nende Siberi rahvastega seal sugulased oleme või ungarlastega, et nagu näha, ka rohelist ala on niivõrd palju, et vahetuid ju kontakte ei ole. Et tegelikult see roheline ala, mida me näeme seal Venemaa keskosas, tegelikult on olnud ka ju soome-ugri ala ja lihtsalt nosutatud olnud nende soome-ugri hõimude poolt, keda siis ju tänapäeval ei ole, nagu merjalased või muuromlased või mešeeralased, kõik need Vene linnad ja jõe nimed Moskvast alates ja nii edasi, et nad on kõik tegelikult soome-ugri juurtega siis hüdronüümid, aga ka väga suur osa ka toponüümidest on siis soome-ugri päritolu. Miks see slaid on siin eelkõige siis sellepärast, et millel siis see soome-ugri kõik need meie teadmised tegelikult põhinevad, et väga olulised on siin ungarlased, kes siis ja tegelikult siin mängib rolli üks suur avastus, mis nagu tihtipeale tegelikult juhtubki, et asju avastatakse juhuslikult. Et Sainovitši nimeline siis teoloog ja astronoom, matemaatik satub siis saamide alale Norras ja jälgib siis päikese varjutust ja kohtab seal kohalike rahvaste esindajatega, need on siis saamid ja kuuleb nende jutus, et nad räägiksid nagu ungari keelt, aga üheski sõnast aru ei saa ja leiab, et see on küll väga huvitav, et kuidas on see võimalik, et nad räägib nagu meie räägime, aga aru ei saa ja hakkab tegema siis neid väljamärkmeid ja paneb tähele, siis sõnatüvedes on väga palju siiski sarnasust ja siis aastal 1770, mida loetakse siis fenno-kristikals nagu märkimisväärseks või kõige olulisemaks aastaarvuks, ilmub siis tõestus, et lappi ja ungari keel on sugulaskeeled, mis põhjustab siis Ungaris siukse teatava šoki, sellepärast, et tegelikult ungarlased võib-olla pole siiani sellest üle saanud, aga
et noh, ungarlased leiavad tegelikult, et see on ju meie alandamine tegelikult, et see on ju täiesti uskumatu, et mingid nii-öelda kalarasva sugulased on siis korraga meie, noh, ungarlased on, eks ole, stepi rahvas, et see on lihtsalt meile peale surutud mingi arvamine, et meid nagu, ütleme, taevast maa peale tuua, et Ungaris väga levinud niisugune, et me oleme ikkagi võidukate hunnide niisugused järeltulijad ja niisugune uhke sõjakas rahvas. Aga pärast seda järgnevad veel mõningad niisugused avastused ja tegelikult ungarsed saavad suurepäraselt aru, et aga kui me oleme sealt niivõrd kaugelt idast ja põhjast, et meil on need juured, et mõtle vaid, et me oleme olnud ju minevikus väga, väga suured ja väga, väga võimsad. Ja tegelikult niisugune, ütleme, 18. sajandi lõpp, 19. sajandi algus on, ütleme, rahvuste või rahvusluse niisugune tekkimise aeg, et ja see narratiiv siis suurepäraselt asetatakse siis kogu selle Ungari tärkava rahvusluse etteotsa ja ungarlasi läheb sinna ridamisi otsima siis neid sugulasi, et Ungaris on see teadmine siiski olemas, et me oleme tulnud idast, aga vot kuskohast me ikkagi täpsemalt oleme tulnud ja kas on äkki meile neid sugulasi veel alles jäänud, et see on siis päris niisugune levinud siis 19. sajandi siis ütleme, no kuni terve 19. sajandi jooksul tegelikult. Ja muidugi siis noh, eelkõige siis millega tegeletakse, nagu inimesed tegelevad siis sellega, et kus kohas meie kodumaa, kus me ikkagi tuleme, et suguvõsa uurijatel ka kindlasti on ülimalt oluline. Aga nii on ka rahvustel tegelikult see küsimus, et aga kust me ikkagi tuleme. Noh, see muidugi natukene ka retooriline küsimus, nii nagu, et kuhu me läheme, eks, aga see on üks, ja see paneb siis see algkodumaa otsimine nagu liikuma ja selle järgi siis need uurali keeled, ja uurali keeled jagunevad kaheks, eks ole, soome, ugri ja samojeedi keelteks. Ja Eestis siis ka üks niisugune mees nagu siis Mihkel Veske on siis olnud Kaasanis ülikooli õppejõud, Tartu Ülikoolis talle kohta jagunud, läks Kaasanisse ja tegelikult toob siis nendest kaugematest soome kui rahvastest meile rohkem neid teadmisi. Ja järgnebki siis selline nii-öelda siis Soome aeg Eestis on väga oluline, et inimesed, kes uurivad tegelikult rahvuslust või rahvuse teket, kui niisugust rahvuslikku identiteeti ei saa üle ega ümber sellest Soome teemast, et Soome on ülimalt oluline, et mõistmaks seda, et me tänapäeval räägime siin eesti keelt ja ennast eestlasteks üldse peame, et kõik see suur eeskuju on siis Soomes, et tänapäeval võib-olla me niimoodi seda päris ette ei kujutle, aga siis 19. sajandil oli see ikka ühemõtteliselt nagu selge ja kogu see rahvuslik identiteet, rahvuslikud ideoloogiad, mõtteviisid tegelikult tulevad ühemõtteliselt Soomest ja viivad ka, eks ole, reaalsete tegudeni välja. Et ega siis soomlaste osalemine vabatahtlike, ma rõhutan, osalemine vabadussõjas, ega seegi ei olnud mingi juhus. Et see on nagu niisugune üldlevinud niisugune rahvusluse nagu osa just see Soome ja soomlaste siis tähendus. Ja siin korraks siis ka see keelepuu, et ka nii-öelda virgutuseks, et oleks nagu pilt siis selge. See on siis tänapäeva kõige niisugune võib-olla levinum või kaasaegsem siis keelepuu, et enam-vähem on nagu korrektne ja siin allpool siis need nimetatud rahvad, mis on siis välja surnud Soome kui rahvaid, mida on siis ka ikkagi märkimisväärselt ja siin on ka need mešeeralased, muromlased, merjalased, et tegelikult algselt oli üks mõte natukene neist teile rääkida, aga nüüd on nii nagu on. Ja muidugi eriti selle Vene-Ukraina sõja foonil siis on üha rohkem hakatud minu käest küsima ja mitte ainult minu, aga Fenno-Ugri asutusse tuleb ka neid kirju ja ajakirjanduse kõik tunnevad selle teema vastu huvi, et kuidas neil soome-ugrilastel siis ikkagi läheb ja mis olukord nagu on. Ja tegelikult ega sellele küsimusele ei ole raske või on päris raske vastata, aga üks siis, millele võib toetuda, on siis rahvaloenduse andmed. Et
et seda siis Venno-Ugri on tegelikult kogu aeg jälginud, mis rahvastikuprotsessid siis Venemaa Föderatsioonis toimuvad ja jälginud siis soome-ugri rahvaste siis olukorda. Et nagu te näete, siis mis iseloomustab seda rahvaloendust, viimast rahvaloendust, mida on ka küllaltki palju kritiseeritud, kuna oli koroonaviirus ja Venemaal kasutati ka neid kaudseid, mitte alati rahvaloendaja ei jõudnud igaühe juurde andmeid, et kui usaldusväärseks neid üldse pidada, aga mis siis torkas silma, et 12 miljonit inimest siis ei ole vastanud siis küsimusele keele valdamisest. Ja no see on ikkagi märkimisväärne ja oma rahvust on ka maha salatud päris palju. Et see näitab seda, et rahvustel see tervis ei ole seal sugugi hea. Ja ennem kui ma hakkan rääkima soome-ugri rahvaste olukorrast, on näha näiteks eriti ukrainlaste puhul siis, et Venemaal, et kui ütleme 2010 oli üle 3 miljoni ukrainlase ja siis rahvaloendus, mis oli 2021, on juba 900 000, et 2,1 miljonit on siis kuidagi ennast siis peitnud või varjanud. Et osaliselt on selge, et on toimunud ka assimileerumisprotsess, aga ikkagi see on ikkagi väga märkimisväärne. Et nagu te näete, siis alustame sellisest positiivsest poolest, et ega kõigil rahvastel Venemaal siis praeguses olukorras halvasti ei lähe, et mõnel on lausa pluss näiteks vadjalaste puhul, aga ka põhjarahvaste puhul ja kahanemised see mõne rahva puhul ei olegi niivõrd drastilised, aga siis mida edasi, seda hullemaks see läheb ja põhiliselt, millel ma juhin tähelepanu, on tegemist siis rahvastega, kes on siis Venemaal põlisrahvad. Venemaal on põlisrahvad need rahvad, keda on alla 50 000. Ja Vene riigil on siis ka ette nähtud üksjagu neid soodustusi, et inimesed ennast ka põlisrahvastele niimoodi kirja paneks. See on lihtsalt kasulik, et kui paarkümmend aastat tagasi võib-olla oli olukord selline, et kui oli segaperest laps, siis pandi ta kirja venelasena, siis tänapäevaks on see olukord muutunud. Ja nüüd juba on näha need niisugused suured arvud, suured rahvad, nagu siis marid, mordvalased, komid, kus on siis ikka juba tegemist tohutute vähenemistega, eriti siis muidugi mordvalaste puhul. Siin see moksa niisugune identiteedi, see väga palju nagu ei muuda seda üldist tendentsi. Ja te näete, kuidas ikkagi see vähenemine on üle 30% ja ma nagu rõhutan seda, et see on 10 aasta jooksul, et see on nagu, no ütleme, kui põlvkond on umbes 25 aastat, siis tegelikult nagu on see ülikiire nagu lahkumine siit kaardilt. Ja praegune siis seis on siis selline, nagu näete kõige kiiremini, siis on ungarlaste, eestlaste ja soomlaste arv siis väheneb. Mis on muidugi huvitav, et on see seto fenomen, et siin saab muidugi rääkida ka sellest Vene nii-öelda poliitika niisugusest kahepalgelisusest, et seda setode kaarti on venelased ära kasutanud siis ka rahvusvaheliselt ja ütelnud siis seda, et meie tunnistame setod eraldi rahvuseks. Meie hoolitseme, nagu te näete nende eest, nende hulk suureneb, setode hulk. Aga Eesti riik on väga niisugune vaenulik tegelikult setode suhtes, ei taha tunnistada setosi, et me peaksime nüüd hakkama rahvusvaheliselt arutama seda küsimust, miks pärast seto või Eesti riik diskrimineerib setosi ja tuuakse siis neid andmeid. Aga siis üldine, näete, see kahanemine on ikkagi väga kohutav, see on 700 000 siis 10 aastaga üle 30%. Ja muidugi torkavad silma need ungarlased, eestlased, soomlased, et siin on tegelikult mitu aspekti, ühest küljest on selge, et seal Venemaal on eestlased asunud seal 19. sajandi keskpaigast peale, see assimileerumine on loomulik protsess, aga mõlema rahva puhul on tegelikult, ma ikka võtsin need rahvaloenduse andmed niimoodi ikka väga külade kaupa lausa neid välja, et siin on näha neid rahvuse varjamisi sõna otseses mõttes.
et üritatakse peita ja eriti on üritatud peita keele valdamist, et siin on praegu nüüd seda veel rahvust veel pannakse kirja, aga kui on küsimus, et kas ta eesti keelt või soome keelt, seal on toimunud tohutud muudatused ja on näha, et inimesed on varjanud siis eesti keele, soome keele ja ungari keele oskust. Ja siin on siis nagu keele valdamise tabel, et nagu näete, põhjarahvastel on see veel niimoodi enam-vähem, aga allpool siis jälle veelgi hullem ja muidugi need andmed on hullemad kui need siis nende inimeste, kes ennast peavad ühte või teise rahvaks kuuluvate hulka, mis näitab siis seda, et Venemaal on väga palju neid inimesi, kes ütlevad, et jah, et ma olen udmurt või jah, ma olen mari või komi, aga kahjuks ma seda oma keelt ei oska. Et see tabel räägib meile eelkõige siis seda, ja näitab muidugi positiivsest küljest eelkõige võib-olla neid neenetsi fenomen on täiesti nagu olemas ja mõningate põhjarahvaste puhul veel, et need on need, kes püüavad ka oma lapsi nagu natukene peita koolivõrgu eest ja kes valdavad neid traditsioonilisi eluviise. Et ütleme, nende rahvusteadus ja keeleline identiteet on suhteliselt tugevam ja tegelikult suhteliselt tugevam on ka maride puhul. Et see tuleb ka pärast hiljem mõnest tabelist veel välja. Et marisi päästab see usk, et marid on siis Euroopa pool, ütleme Uuralitest, siis meie pool asuval alal siis nii-öelda viimase looduse usku rahvas, et nemad saavad jumalaga veel rääkida mari keeles, teised peavad, eks ole, seda eelkõige tegema vene keeles. Siis näete, kui ennem oli 1,6 miljonit, siis keelevaldajaid, kes vähemalt ütlevad, et me ei tea seda, mis tähendab väga täpselt see keele valdamine. Et see on ka üks oma küsimus ja ma ei jõua seda siin teiega arutada, aga jah, et see vahe on suur, et üks oli 1,6 miljonit, aga nüüd näete, kui on Viktorini küsimus, et kui palju neid soome-ugri keeli valdavaid inimesi Venemaal on, siis viimase rahvaloenduse järgi neid on 1 miljon vähenemine, siis 30% ja siin te näete juba riiklust omavate Eesti, soome ja ungari keele kõnelejate või valdajate arvu tohutut vähenemist üle 60%. Riiklust mitte olevatest soome-ugri rahvastest ülekaalukalt kõige hullem seis on karjalastega, mis karjalased peaks tegelikult üldse võtma Venemaal nagu eraldi nagu ka kandma sellesse vähemuse rahvuste nimekirja, kuna nende arv, kes keelt valdavad, on alla 30 000. Ja siin te näete siis rahvuskeel emakeeleks, see tähendab eelkõige esimese keelena on siis, et see tabel näitab, tegelikult ta näitab ära meile seda venestumisprotsessi, et ütleme eestlaste puhul, kui meil toimus taasiseseisvumise protsess 1989, oli see protsent seal 98, kes ütlesid, et rahvuskeel emakeeleks, aga siin te näete, et need protsendid on väga madalad ja mõningate põhjarahvaste puhul juba väga madalad. Nii et 17% või siis veepslaste puhul, kes on Karjalas 24%, et näitab siis seda venestumist. Siin ma olen välja toonud selle Tatarstani ja Baskortostani, mis on, kui küsitakse, et kus siis soome-ugrilastel kõige paremini läheb, siis vähenemine on küll toimunud mõlemas vabariigis, aga tegelikult ütleme soome-ugri rahvad, kes elavad Tatarstanis ja Baskortostanis, turgikeelsete rahvaste seas, on neil seis parem kui venelaste seas, ülekaalukalt kusjuures. Et see on siis selline eripära, et vähenemine on olnud tunduvalt väiksem. Nii, liigume edasi. Ja eelkõige sellepärast, et seal on säilinud see usk. Ka udmurtidel on see looduse usk. See usk on nagu oluline identiteedi kandja. Et islam ei ole suhtunud niimoodi nendesse soome-ugri rahvaste usundisse, kui on suhtunud õige usk. Paradoksaalsel kombel on see nii. Aga siis Ukraina sõda, et siin on siis see traagilisus, et ega väikestel rahvastel suurt sõnaõigust siin ei ole, et nad on pidanud selle kõik heaks kiitma ja muidugi, et ühest küljest on see tehtud vabatahtlikult, mõnel pool sunniviisiliselt, aga ikkagi see olemus või mentaalsus on niisugune, et minul endal olen pidanud nagu väga halvasti ennast tundma, kui mingi oma paar parimat sõpra, kes on rahvusest karjalased, üks on mordvalane ja karjuvad, aga kõrõmnaš. No jumal küll, mis on karjalastel pistmist seal Krimmis?
et kas karjale tahab jalgu pesta Mustas meres või ütleme siis parafraseerides Žirinovskit. Aga noh, nii et see on nagu, jah, aga protesteerijaid on mingil määral, aga siiski väga vähe, et ütleme seda protestivaimu, et kõik, kes natukene ajalugu teavad, et noh, et külakogukonnast seda ei tule. Ja soome-uglased on maarahvas eelkõige, siis järelikult ka seda protestivaimu või dissidentlust kui niisugust soome-ugra rahvastuses väga tugevalt ei ole. Et siis on siin nagu näha, et mis siis Venemaal praegu toimub, et on pidustustele on palju raha paradoksaalsel kombel, et meil elada on ikka väga tore, aga siis millega tegeletakse on kogu aeg selle ühtsuse nagu rõhutamine, igasuguste rahvuslike tähtpäevade sidumine siis Venemaa mingite tähtpäevadega. Aga siis mälestustahvlid, et see on nagu väga niisugune levinud, et tahetakse nagu mingit jälge jätta, kõik kohad on neid täis. Niisugune tunne aeg-ajalt tekib, et nagu noh, et kui enam midagi ei ole, siis jäävad vähemalt need kivid või mälestustahvlid alles. Et see on palvused ja käib muidugi mingi võitlus ikkagi käib, eelkõige keskkonnateemad on mingil määral üleval. Et seda peab nagu tunnistama, et muidu rahvuslus on äärmiselt pärsitud. Ja mõningaid pilte siis ka, et siin on maride niisugune palvus ja ongi väga haruldasi selliseid palvuseid. Aga käib suur võitlus just maride seas selle õige usu ja looduse usu. Praegu on just paar päeva tagasi suur skandaal, et miks õige usu papp on seal mingi ohvripuu oksad maha raiunud ja nii edasi, et selline. Ja siin te näete seda ühte kivi, seal on rahvas on kogunenud Hiie juurde, kus käibki võitlus selle püha salu pärast. Siin te näete, kuidas on toodud komilipp välja, nad kasutavad ka Skandinaavia lipu tüüpi, võideldakse prügi rajamise vastu, aga siis küladesse hakkavad jõudma need niisugused mustad sõdurid, neid on väga palju, neid hauatähiseid. Ja kõige muret tekitavam on see muidugi, mis toimub koolides. Et sellepärast ma nagu sellesse rahusse ja kõigisse, millest meil igal pool armastatakse rääkimist, mitte karvavõrdki ei usu. Koolid, kogu haridus on ülimalt militariseeritud ja ülimalt ideologiseeritud. Ja see, mida seal õppetundides, aktustel, kõiksugustes kohtades toimub, et see on väga jube. Et igal pool käivad need sõjaveteranid, värgid ja räägivad, et see koolide militariseeritus võtab kohutavaid ilminguid ja seda kõiki, mis toimub Ukrainas, seda seostatakse väga tugevalt kõigiga, mis toimus teisel maailmasõjas. Et sellel on tõmmatud sõna otseses mõttes paralleelid, et see on nagu väga muret tekitav. Siin te näete pidulikku koondust, razgovoru vaarnam. Jutustused kõige tähtsamad. Iga koolipäev algab nii. Tulevad maast madalast kohtutäiturid, igasugused, nad spetsialiseeruvad, need tegelased, need rühmad. Et see käib, ma olen välja jätnud, see toimub ka lasteaedades juba. Et nii kummaline, kui see ka ei ole. Et siin need lapsed on, siin ongi need kohtutäiturid, näiteks on need tüdrukud tulevased. Mis siis toimub, et on jah põgenetud, aga siis võitlus käib keele eest, kui siin on keegi emakeele õpetaja, siis 1 tund nädalas emakeelt, siis on praegune seis. Ja see on hea on, kui veel seda on. Nii et see on ikka väga kurb ja 10 raamatut aastas, eks ole, eesti keeles ilmub 3500 raamatut aastas ja siin on 10, Mordvalas on üle 700 000. Et see on kõik naeruväärne, mis siis niimoodi toimub. Aga siis jah, mis ei meeldi, siis on just see, et soome-ugrlasi mingil määral on põgenetud ja nad üritavad siis ÜRO põlisrahvaste foorumile niimoodi rahvusvaheliselt kära teha ja Venemaa muidugi üritab igati võidelda, et õiged soome-ugrlased on ilusti meil kodudes siin tantsivad, laulavad ja sõdivad rindel, aga need, kes seal New Yorgis ja kuskil Genfis ronivad tribüünile, need on mingid ära karanud, need on niisugused, need ei ole nagu need õiged. Ja mis meil siin veel on, et surma saanud, neid on tõesti, kahjuks peab tunnistama seda, et ei saa kuskil küll ütelda, et Venemaa lükkab meelega need põlisrahvad niimoodi ette, et venelasi nagu säilitada, et tegelikult see on asi märksa proosalisem, et sinna mobilisatsiooni alla ja mis on nagu sotsiaalselt vähem kindlustatud elanikkonna kiht, need on just need maalt
maal elavad tegelased ja sealt minnakse, nii et seal sõdib raha tegelikult, ütleme siis selle taga. Ja saadakse muidugi surma ja püütakse muidugi kolonistidele olla nii-öelda meelepärased, et näidata oma truudust Venemaa suhtes. Nii et näiteks marid, keda on vabariigis 40%, aga surma saanute seas on neid üle 80. Et see on nagu näha, aga siis miks pärast mari rahvusest inimene sõdib Ukraina sõjas ja tahab seal surma saada, ütleme eestlasena ma sellest nagu väga hästi aru ei saa. Mõningad üksikud protestid, näete, siin on need komid, aga nii nagu need protestid tulevad, ütleme, minu põhiline allikas on kontakte ja nii need kohe kustutatakse siis ära. Et see on nagu, ütleme, see julgeolek töötab seal kogu aeg, aga siis aegas midagi siis niimoodi ilmub, et siin te näete, et meie omaks saavad, vaid meie laste hauad. Komi rahvuslased siis üritavad nagu protestida. Siin on jälle mingi väikse asja eest, kuidas on saadud trahv, ainuüksi see, et Narva on praegu soome-ugri kultuuri pealinn, juba sellest on piisanud. Siin on lihtsalt ära toodud, pane rahulikult edasi, et ära toodud nagu üks dokument mul, mis näitab seda nende vaimsust, et kui neil toimub ka rahvuslik siukene mingi nagu kongress, siis nad peavad rõhutama seda Vene riigi truudust ja meelsust, et jumala pärast neid ei süüdistataks mitte milleski, et siin on üks see resolutsioon, liigu veel edasi. Nii, ja et marid on ikka osa Vene tsivilisatsioonist ja sellest maailmast. Ja siin te näete, kuidas mari, mis toimub rinnetel, need on need marisõdurid, võtavad oma kaitsva lipu ja siis see Nõukogude Liidu see lipp, et see on väga tüüpiline, need on mitmel pool. Need on kooliõpetajad, lihtsalt õpetajad. Ja neid pilte on hulginud, see on ka ühest Mari koolist tegelikult võetud selline etendus. Ja kogu lugu nüüd minu poolt. Väga vabandan.